Tere, Uut kolmapäeva. On kätte jõudnud uus kolmapäev. Jah, mis sa irvitad? endiselt naljakas. Jah. Aga ses suhtes, me oleme nüüd ennast mugavalt sisse seadnud enda uues töökohas. Teeme kerge tagasivaate veel algusele. Esimene päev siin ei olnud tööpäev, vaid oli materjali lugemise päev. Materjal. Kõik asjad. Palju lehti siin on? 22 lehte. Liiga palju. 22 lehte liiga palju. Jah. 22 lehte materjali tuli läbi töötada. Ja see on kaart, kus mis asub. Ettevõttel on kokku üle, mis ta oli? 16 000 või 18 000 hektarit maad. Ja aga kõik ei ole muidugi viljal. Jah. Et see ettevõte tegeleb meil 60% teraviljaga või viljakasvatusega ja 40% on lambakasvatust. Et lambaid me näeme siin iga põllu peal põhimõtteliselt. Ja hommikul ka vahepeal tee peal. Ja hommikul tee peal. Aga see on vahepeal harva. Ja see on väga harva. Ja. Aga praegu esmamuljad töökohast. Ütleme niimoodi, et kõik on uus. Kõik on uus. Vaja varjumist. Tegelikult lootsin korraks saada masina peale. Aga mulle lükati natukene raskem töö kätte. Raskem töö, aga tähtis töö. Väga tähtis töö. Jah. Aga sellest juba video teises pooles. Just. Näete lähemalt, mis toimub. Ja siis näete ka, millega mina tegelen. Mina sain siis masina peale, Tanel sai ka masina peale, aga mitte sellise masina peale. Mitte ainult ühe masina peale. Jah, Tanel sai mitme masina peale. Tanel on meil multifunktsionaalne siin meil. No. Töötab mitme masinaga. Mul on neid oskusi. Jah, oskusi. Tanel varasemast töökogemustest on midagi kasu olnud, jah? Jah, on küll, jah. Just. Asi päris võõras ei ole. Ei nii Tanelil ega mul. Nii et me oleme hetkesse seisuga oleme hakkama saanud. Ja kindlasti saame edaspidi ka hakkama, et ei ole probleemi. Noh, muud võimalust väga ei olegi. Ja peame hakkama saama. Ja. Just. Aga jah, enne kui veel töö juurde lähme, siis käiks üle kiirelt meie poeseiklused, et valmistusime sööks. Käisime poodides, siin vahepeal poes käinud. Ja kuna me oleme lähimast, suuremast poest oleme 70 kilomeetri kaugusel. Jah. Just. Kodust mingi Tartu ots või midagi sellist. Rohkem kui Tartu ots. See ei ole mitte midagi. See on liigi visata. See on nurga taga, öeldakse. Ja nurga taga on see. See ei ole üldse kaugel. Aga mis me poest käisime ostsime, ilma milleta me ei saa, on energiajoogid. No nii. Oot, las mina teen seda. Las no nii. 8 päkk Red Bull. Ta maksab meil siin, ütleme nii, et 8,80 on see pakk. Eurodes. Eurodes, jah. Räägime siis kõik summad eurodes. Jah, et teil oleks mingi arusaam sellest. Just. Nii, järgmiseks. Energiajook. Monstrum. Sellega oli poes nüüd see teema, et kui sa ostad ühe sellise 4 paki, siis sa maksad selle eest 9,50. Aga kui sa ostad 2 pakki, siis sa maksad 11,80 selle 2 paki eest. Kokku 8 pudeli eest, siis 11,80. Ja mingi teema on siin Austraalias, et siin peab ostma suuremates kogustes neid asju. Et siis tuleb kõvasti odavam. Ja, aga sellest natukene hiljem. Ja mis meil veel on Coca-Cola 30-sed kastid tulevad siis sellistes purkides. Täpselt nagu Eestis. Täpselt nagu Eestis, jah.
aga mille pärast me just tegelikkuses on see, et suured pudelid tulevad ikkagi odavamad. Aga miks me just ostame purkidena, on see, et need on hea mugav tööle kaasa võtta. Jah. See on ainuke põhjus, miks me neid ostame. Ei taha mingit 2-liitrisi Coca-Colasi Jah, kotti panna. gaas läheb ka välja, Jah. siis läheb halvaks ära. Jah. Ei saa niimoodi. Ja selline suur 30 kast. Oot, ma näitan ka veel uuesti. Jah, see 30 kast? maksab siis 21,90. Jah. Ta ei ole väga hull. 21,90. See teeb Eurodes. See ongi eurodes. See on alla euro on 1. See on mingi 70 senti umbes, midagi sinna kanti. Kui mu matemaatika ei eksi. Kes seda matemaatikat jõuab hetkel mõelda. Jah. Aga kuna ma teisi asju siit ei võtnud näitamiseks, tegelikult on üks asi, mis meil on see näksimiseks hea asi võtta, on meie kullakallis Oreo. Ja me võtsime korraga terve kasti. Me võtsime tegelikult 2 kasti. Aga tüki hind on 1,40. Üks selline torn maksab siis 1,40. Ja üks selline kast maksis siis 17,40. Et 2 kasti võtsime. 17,40 pluss 17,40 on. Kui ma nüüd ei eksi, siis Eestis on see umbes sama hind. Te võite muidugi üle vaadata. Jah, kes teab, see võib öelda. Jätke kommentaar või kirjutage mulle või Tanelile. Andke teada, ei ole hetkel kursis. Aga neid on tööl on maru hea võtta, närida. See on sääne kerge maiustus, hoiab kõhu mitte tühjana. Natukene selline energiat on. Jah, kuna siin ikkagi on nagu ta on. Aga nüüd ülejääk asjad ma lihtsalt loetlen. Krõpsud. Krõpsud on 3,40. Nii et ei ole kõige hullem. Ei ole. Eestis on kallimad. Arvestades palkasi ka, siis tuleb odava. Jah. Mis me veel on Pringlesid. 2 eurot ja 10 senti. Aga mis Pringlesite puhul siin on? Pringlesid on palju väiksemad siin. Need karbid on väiksemad, kitsamad. Kitsamad, jah. Mis me ostsime? Nutellat. Suur. 1 kilone. 1 kilo. Ja 1 kilo hind siis on 8,40 eurodes. Ei olegi sääne. See on sääne hea. Päeva alustuseks energiat natukene. Ma olen juba tööle ka neid kaasa teinud, sest mul on tavaliselt võikud. Ei, mul on siiamaani nendest võikudest. Ega on vahepeal tüütab ära. Ei jõuagi. Mis me veel ostame, kuna kraanivett me ei suuda, mina ei suuda vähemalt tarbida. Ma ka ei jõudnud seda. Siis me ostame endale 10-liitriseid vett, veekanistreid. Ja 10 liitrit vett maksab 3 eurot. Et see on sääne, meil on ostetud varuga seda. Ja seda kulub, kui veel palavaks ilmad lähevad, siis seda hakkabki kuluma. Mul on terve tuba neid kankusid äris lihtsalt. Mis me veel, kuna meil on siin sügav külm, elu õpetab, siis saiu me viskasime lihtsalt sügavkülma. Ja kui meil üks päts otsa hakkab saama, siis võtame järgmise pätsi saia tavalisse külmkappi sulama ja sulab ülesse ja saad põhimõtteliselt saad väga pikalt saad läbi. Ja ostsime siis 8 pätsi saia, nüüd on kokku 10 pätsi sai ostetud. Ja nüüd ongi mingi 8 pätsi on järgi. Aga ühe saiapätsi hind on 3 eurot ja 14 senti. Ja need on siis 700 grammised saiapätsid. Siis 750 grammine juustsuupakk, viilutatud juust, maksab 8,40. Mis meil veel vahepeal, kui kõhud jäävad tühjaks, siis me ostsime endale friikaid ja nagitsaid, kananagitsaid. Väga head asjad. On küll, jah. Friikapakk 900 grammi maksab 3,36 ja kananagitsate pakk, mis on 1,5 kilo, maksab 9 eurot. Et ei ole üldse hullu. Ja nagitsad väga head. Väga head.
mul pole nii häid nagitsaid varem veel. Jah. Eestis mitte kordagi söönud. Aga need friikad andsid natukene soovida. Yeah. Ei olnud see, millega oled nagu harjunud. Aga... Natukene hästi liiga suured on. Ja liiga suured on. Me muidugi tegime neid mikrokas ka. Yeah. Mis see on? Mikrolaine ahjus. Jah. Jah. Ja jumal tänatud, et Priidul on Eestist võetud kaasa kartuli üldmaitsaine. Jah. See on väga hea oli. Mul peaks olema ka üks pakk. Mul on väike pakk. Ma võtsin suure. Ja. Mis selles plastik selles purgis on. Santa Maria. Eestis peaks tellima. Jaa. Keegi tahab saata või? Saatke julgelt. Kohukesi. Säästu kohukesi, palun. Šokolaadi oma. Ai, Saaremaa omasi, neid rantsiglasuuriga. Mis me veel ostsime? Võidu. Või on siis 500 grammine ja maksab 4,30. Päris sane. On krõbe, aga ta on hea. Aga ilma võita ka ei saa. Ei ole hulla. Ja mis me veel? Me paneme sinki saiade peale siis. Ja see on siis 320 grammine pakk. Viilutatud sink, jah. Ja me ostsime neid 5 pakki. Ja see ühe paki hind on 5 eurot. Ja kuna me kõiki korraga ei kasuta, siis need samuti lähevad ülejääk, mida me ei kasuta samal ajal, lähevad lihtsalt sügavkülma. Meil on see sügavkülm, mis on kirstu moodi. Siis lähevad lihtsalt sinna, saad on hea võtta, nii kui hakkab otsa saama, siis võtame järgmise jälle sulama ja järgmiseks päevaks on. Kui hommikul võtadki, näed, et hommikul teed võigisaiad valmis ja näed, et ei jätku järgmiseks päevaks, siis võtad kohe sügavkülmast välja, päevaga sulab seal tavalises külmkapis ära ja ei ole probleemi, saad juba kasutada. Nii, tavaline luun ja kurk. Mis ta on? Ma ei oska kaalu ütelda. No, luun ja kurki teavad niikuinii kõik. See on siis 1,70 on siis üks kurk. Ja. Ei ole hullu. Siis see jõunu võetud. 2 kilo õunu, 5,80. Õigus, me ostsime õunu või? Ja õunu. Kas sa oled söönud neid või? Õunu ei ole jõudnud veel süüa. Ma olen unustanud kogu aeg endale kaasa võtta. Ja mis veel? Peale poest käiku, kuna siin on toidupood ja alkoholipood on eraldi, siis pärast toidupoodi me oleme vahepeal ikka läbi käinud ka alkoholipoest. Ja kuna on mitu tükki korra koostes on soodsam, siis sai 2 kasti õlut võetud. Ei hakka reklaami tegema ikka. Siis õlle hind 2 kasti peale oli 62,30. Et 2 kasti peale pole paha. Midagi üle 31, 50, 30. 31, 15. 31. Jah, 31, 15. Jah. Saar, minu väga. Algud. Jah. Ja mis meil poearve lihtsalt kokku läks. Poearve kokku oli meil $535,10 Austraalia dollarit, mis teeb siis 301 eurot ja 50 senti. Jah, muidugi kursi vahe on ka seal, et kõigub ka kogu aeg, nii et. Ja see on siis. Ja kuna poes käies on need, nagu näiteks tulles tagasi selle Monsteri juurde, et ostad 2 tükki, saad odavamalt, siis kokku me säästsime $152,90, mis siis teeb 86 eurot ja 40 senti. Lihtsalt sellepärast, et ostadki mitu asja korraga. Selle tõttu säästsime nii palju raha. Et see on tegelikult ulmeline. Ja, Eestis ei ole õnneks või kahjuks seda, et kui sa nagu hulgi ostad, et siis tuleb nagu metsikult soodsam. Et aga siin nagunii enamus käivadki poes, käivad nädalas korra, 2 nädala peale korra. Ja. Et nad ostavadki. Ostetaksegi suures koguses lihtsalt. Ja sul ei jäägi lihtsalt midagi muud üle.
sa elad lihtsalt poodidest nii kaugel ja siis sul ei olegi muud ja valikut. siin see elu õpetabki, et sa peadki lihtsalt mõtlema natukene nädal, 2 ette. Meil on siin ka, et me peame mõtlema, kuna me läheme põllu peale, kuna meil on aega üldse minna, mida teha. Aga hetkel oleme hakkama saanud ilusti. Aga lähme vaatame, millega me siis ka tegeleme siin ettevõttes. Vaadake, mis huvitavad. See on ilmselt väike ülevaade sellest hetkel, mis me teeme. Midagi peab jääma veel üllatuseks järgmiseks nädalaks ka. Just. Mõnusat vaatamist. Aga lähme vaatame, mida sa teed seal põllul. Peale seda vaatame, mis sa teed. Ära näita seda. Ära näita seda. Ära ole nii tagasihoidlik. Jah, küll. Aga palun. Nautige. Kus mina olen? Ikka swatimise peal. Aga seekord natuke teistmoodi. Seekord ma korjan neid üles kombainiga. Näeb ka päris huvitav tegevus välja. Täna on siis esimene tööpäev selles ettevõttes. Mina kombaini peal ja Tanel tegeleb teiste asjadega. Eks kuuleme, näeme. Aga jah, see on huvitav. Kõik on tolmune seest. Aga mis ikka elame üle. No nii, olengi tööpostil. Olen siis sorteerija peal. Et siis võetakse suurem praht, võetakse välja. Siin on siis sorteer. Ma ei hakka lähedale minema. Et seal on päris lärmakas. Et mul peaks kõrvaklapid peas olema. Et peabki vaatama. Kotis on kuskil. Et ja. Aga jah, sorteeri peal. Et ega ei tea, kui kaua ma siin olen. Et asi on tegelikult selge juba Eestis. Et ma töötasin ju 2-3 aastat Kuivatis. Ma ei mäletagi täpselt, kas oli 3 või oli 2. Et jah, sorteer, suurem praht välja, tuleb siia vahetorni, siis läheb järgmisesse masinasse, kust võetakse välja siis snails. Ma kohe ütlen teile. Teod, jah. Et teod on hästi väiksed, sellised, et see aasta pidi olemagi kõige hullem, et siin oli hästi palju niiskusi, et sigudele hästi hullud meeldisse, et siis need palju neist päris korralikum. Aga jah, siis läheb sinna lõpptorni ja siis edasi ma veel ei tea, mis siit saab. Aga jah, natukene konoolat, et jah, vaatame, saame hakkama. Ja selline see eluke siin on, et söögid on siin firmas, iga õht tuuakse 5 paiku, tuuakse söögid. Et söögid on suht normaalsed. Eile oli natukene jamama, aga muidu on ikka päris head söögid olnud. Kerrame päiksest eemale. Täitsa söödavad söögid. Tuuakse mingit sooja sööki ja siis tuuakse mingit kas koogijupp või mingid küpsiseid või üks päev oli mingi šokolaad ka, kus olid mingid kummikommid ja igasugused, ma ei tea, igasugust kraami sees. Pahukomme oli peal ja
oleks nagu siit ära alla kukku. Too oli ikka päris hea. Ma ei tea, Priit ei proovinud tega. Aga saadame selle teatepulga Priidule edasi. Nii, tänud Tanel sulle teatepulga eest. Minul siinpool läheb niimoodi, et kombain, koristame SWAT-e, rapsi. Erinevus SWAT-imisega on see, et nüüd tuleb midagi punkrisse. Nüüd koristame ülesse. Meie päev näebki selline välja, et hommikul tuleme kohale. Teeme masinad puhtaks, toru välja ja hakkab maalaadimine. Vahet ei ole, kõik mis on, need laeme maha. Midagi väga keerulist ei ole. Tasakesi läheb minna. See on natukene põnevam töö kui niisama kuskilgi traktori peal võib-olla olla. Aga ma ei tea, mulle iseenesest meeldib selline lõbus, huvitav, teistmoodi natukene. Traktor läheb juba järgmise kombaini alla siis. Aga jah, mis me siin veel põnevad? Hommikuti tuleme tööle, mõnikord natukene 6 läbi, mõnikord 7, mõnikord siis, kui ilm ei luba, vihmane, siis tuleme poolest päevast. Aga hommikused toimikud kombaini juures näevad välja siis niimoodi, et tulen kohale, määrimised, siis õhuga Billy, could you come chase me? Ja siis võetakse kas üks kombain, teeb proovi koristuse, natukene punkri põhja ja siis see proovitakse laborisse ja mõõdetakse ära niiskuse sisaldus. Ja kui niiskuse sisaldus on alla 8,6, siis on okei, siis on minek, või 8,5, siis on minek, siis on põllule minek ja hakkab töö pihta. Vabalt kõik ringi minna. No mis siin veel? Päev otsa koristad ära, teed tööd ära ja õhtu lõpus on siis tankimine. Tangime masinat diislit täis ära, et oleks järgmine päev natuke lihtsam. See ei võta väga kaua aega. Päevad on suhteliselt pikad. Väga sellist alla 13 tunni päeva, 13-14 tunni päeva ei näe. Aga elame üle. Seda perioodi kaua ei ole ka, võib-olla kuu aega. Täna on selline ilusam päev, natukene soojem kui muidu. Sellel nädalal lubab nüüd mitu päeva jutti vihma. Seega ilmselt me seisame, puhkame. Siis tuleb minna käia poodides varusid täiendamas. Sest kuna teab, kuna jälle poodi saab, sest et kui minek on, siis ei saa nii pea tulema. Ja poodi. Kõige lähem pood ongi 70 kilomeetrit Äldenisse. Et kõrpsad. Ei ole midagi teha, tuleb ära kannatada. Pallid kokku, 5 kaupa. No ma endiselt ei mõista.
mõista, kes ütles, et Austraalias on kogu aeg soe ja valav ja päike loojab mul selja taga.